aastaid tagasi tõsielusarja Kinotehas võitnud ning sel suvel Facebooki Virginia Woolfi feministide grupist välja visatud Märt Koik on teadmata kadunud. Seega, kellest saab järgmine supersaatejuht Katariina Tamme kõrval? Selle raske valiku peavad langetama superkohtunikud. Saatejuht Katariina Tamm on rahvusvaheliselt harituim Eesti näitleja, kes on näitlemist õppinud nii Turu, Barcelona kui Londoni teatrikoolides. Aga siis me võiksime ju koos seda saadet juhtida. Jim Ashilevi on lavastaja, näitleja, poeet, dramaturg ja kirjanik. Ta on ainuke mittevalge inimene, kes on juhtinud riigitelevisioonis puhta rahvuskultuuri saadet OP ja seda suisa 4 aastat jutti. Muidugi juhtus see kõik enne EKRE pääsemist Riigikokku. Miks sina tahad saada supersaatejuhiks? Kertu Moppel on lavakunstikateedri lõpetanud näitleja ja lavastaja, kes on lavastanud nii kriitikute kui publiku poolt kirglikult kiidetud etendusi, muuhulgas nii Von Krahli teatris kui Draamateatris. Lisaks on ta õppinud maalikunsti. Aga vahet pole, väikeste ja suurte eestlaste jaoks on Kertu ikkagi Padjaklubi Kristina. Nii lihtsalt on. Ja, väga hea, aga kas sa saaksid nüüd seda kõike teha ilma särgita? Eesti otsid supersaatejuhti! Suur talendiotsing võib alata. Esimene kandidaat ootabki juba ukseda. Tere, mina olen Kristjan. Aastatel 2013 kuni 2016 olin ma parim meessaatejuht. 2 korda on mind valitud aasta meelelahutajaks ja 1 kord koos Teeduga, aga ikkagi ma olen väga kibekäsi. Väga tore. Aga siis me võiksime ju koos seda saadet juhtida. Mis mõttes koos? 2 meie? Ilma Teeduta? Sõbrad, ilma Teeduta ei oska ma mitte midagi teha. Las see jääb. Ei, mul on ikka Teetu vaja. Jing ja jang ja pirn ja puu ja õun. Ma vabandan, ilma Teeduta ei oska ma mitte midagi teha. Andke andeks. Ma tahan laulda backi. Et Katariina on seal ees ja ma olen taga. No. Ja Dagmar muidugi ka. Dagmariga on räägitud, ta on ukse taga. Dagmar, tule! Su nädal kõlab tuttavalt. Mis saade see on? Su nädal kõlab tuttavalt. Saatejuhiks või? Mind sunniti lihtsalt, naine ütles, et siis saab püsiva sissetuleku ja... Mis asja? Ei, ise tahtsid tulla nii. Tead ise? Naerata. Misha, kuule, te mõlemad olete selles saates juba. Te teete diskominuteid. No, siin on sai. No mina sobin ideaalselt juhtima ühte õhtust jutusaadet, kuna eelmisel sajandil ma juhtisin 100 korda Kanal 2 saadet Õhtused jutud ja mis saaks olla veel parem lubakiri minul teie kanalisse, teie saatesse tulla. Lubakiri. Mina olen Lauri Pedaja ja mina sobiksin saates Märti asendama 2 väga lihtsal põhjusel. Esiteks, ma olen Märdiga 4 aastat koos töötanud. Ma tunnen tema tugevusi ja nõrkusi ja ma arvan, et ma oleksin parem saatejuht. Ja teiseks, mul on Instagramis rohkem followeri. Kui Märdil on seal paar tuhat, siis mul on 40 tonni ja mu fännid tuleksid asjaga kaasa ja saate reitingud loomulikult ju paneks lakke. Väga äge. Mis sa oled meile tänaseks ette valmistanud? Ma mõtlesin, ma siis näitan, et kuidas nagu mina Märdi stiilis seda saadet juhiksin. Jah, palun. Tere õhtust, kallid televaatajad, te vaatate saadet Su nädal kõlab tuttavalt. Mina olen Märt Koik ja ma räägin teile täna väga põletavast teemast. See on põlevkivi. Tervist, mina olen Tanel Voosekülast ja sobin supersaate juhiks sellepärast eelkõige, et aega nagu natukese nüüd on. Riigikogus on töö läinud nagu ta on, et tahtsin siin talveaega saada kõikidele, eks ole, nüüd nad tahavad hoopis suveaega kehtestada. Ja Galileo saade on ka kuidagi nagu praegu pausile pandud, aga samas on meil tulemas Riigikogu valimised, meil on tulemas Euroopa Parlamendi valimised, kõigil neil ma tahan osaleda ja pildis ju peab olema. Nii et palun mind supersaate juhiks panna, ainult üks väike tingimus on, see saade peab minema otse-eetrisse Voosekülast. Suvi on olnud mul täiesti pöörane ja minus on kasvanud teadmine ja taju koos töötades selgelt nägijatega, et minu kõige kõrgem ülesanne siin elus ja minu kõige tähtsam roll on olla saatejuht. Miks sina tahad saada supersaatejuhiks? See on väga hea küsimus. Samas seal küsimus on mingisugune paradoks minu jaoks, et igatahes, keda Jüri Mutika või? Tema ujub koera, ma ujun koera ja konna näiteks. No siin ei ole mingit küsimust. Mart Sander.
aga muidu peab, ma ei tea, tegema ka midagi või? Tööd peab tegema. Oot, see natuke muudab asja, ega ma praegu ma olen väga hõivatud, pisi litsidega. Kui ma nägin seda kuulutust, ma sain kohe aru, ma võtsin endal terve oktoobri, novembri, kaua see saade on meil? Ma mõtlesin, kuna ma juba Krimit juhin, roolivõimu ka ja iga hommikul praktiliselt näeb ka mind eetris, kui ma selle saate veel juurde võtaks, siis ma saaks tohutult üüri ja kommunaalkulude pealt kokku hoida või isegi ma võiks oma korteri üürile anda, ma saaks tulu teenida. Aitäh teile suurepärase pakkumise eest. Aga kahjuks ma ei saa võtta vastu super saatejuhi kohta. Ma tahan olla tõsiselt võetav, ma tahan kandideerida Riigikokku üksikkandidaadina. Mul on ainult 4500 häält vaja. Ma arvan, et ma saan 45 000 häält. Nii et võtke mind kordki elus palun tõsiselt. Ma saan hakkama. Ma ükskord kõndisin Stockmannis pärast seda, kui mul üks saade oli läinud vist eetrisse esimest või teist korda ja siis Maire Aunaste tuli ütles, et kuule, päris hea saade on. Ja kuule, kui Maire Aunaste ütleb, siis ei ole mingit küsimust, siis ma ei olegi lihtne saate, ma olen super saatejuht. Jaanus, miks sina tahad saada siis kaassaatejuhiks? Kaassaatejuhiks ma ei kandideeriks, et Katariina saab ju väga hästi hakkama, et las sa teeb saadet edasi. Aga ma pakun teile välja täiesti uue saate ja see oleks pool tundi enne teid ja selle saate nimeks oleks, pange nüüd tähele, Su nädal kõlab tuttavalt boonus. Ja nädalavahetusel siis oleks muidugi eetris Su nädal kõlab tuttavalt pluss ja alates juunist siis teeksime kõik koos sellist mõnusat saadet nagu Su suvenädal kõlab tuttavalt. Kus tundub? Ja, väga hea, aga kas sa saaksid nüüd seda kõike teha ilma särgita? Vabandust, mingi casting siin või? Ma otsin vetse tegelikult. Ja, Su nädal kõlab tuttavalt. See paroodiakas, ma seal olen juba osalenud. Ei, see ei ole paroodia saade, see on üks teine saade. Me otsime saatejuhti muidu. Aga oleksid sa huvitatud muidu? Jah. Mina ei viitsi. Oota, aga sa saate külaliseks viitsid tulla või? No külaliseks võib, mul on vaja oma stand-upi promoda. Kui kohe saab, siis võib ära köhida. Ma võin seda teha kokandusest, ma võin seda teha näiteks põllumajandusest. Ma olen mitu korda sõitnud maisipõldude vahelt läbi ja siis mis need muud asjad on, mis seal kasvavad. Küll ma selles mõttes see on köki-möki. Nii et otsite saatejuhti ja igal saatel peab siis olema saatejuht. No hea küll, ma võin sinna saatesse tulla ainult sel juhul, kui seal on palju sporti, kui seal on mänge, kui seal on võistlemist, kui saatejuhid saavad omavahel seal kuidagi konkureerida, saatekülalistega panna neid erinevatesse olukordadesse. Ma arvan, et siis ma ainult tulen. Muidu ei ole mõtet. Igav on, see sport on emotsioon ja me müüme emotsiooni. See on minu tingimus. Oota, seal on veel saatejuhte või? Ja, mina olen. Sina, sa ei ole väga jutuks, selles mõttes me sobime väga hästi. Et ma siis põrutan ja siis sa saad olla lihtsalt ilus kõrval ja on väga lahe. No nii, mida sa oled ette valmistanud? Ma ei tea, ma tegin ühe loo. Ei, kuule, see ei ole, Su nägu kõlab tuttavalt. Ma ütlesin, me peame selle pealkirja ära muutma. Jan Uuspil ei saanud ka mitte midagi aru. See pealkirja ajab segadusse. Teie ei saanud praegu õigesti aru. Ma valmistasin ette ühe teise loo. Vaadake ise. Su nädal kõlab tuttavalt.